Kui Jeesus ütles, et pange tähele taeva linde, et nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse ja teie taevane isa toidab neid, ei pidanud ta silmas, et linnuke istub kuskil seal oksa peal ja Jumal lihtsalt poetab ussikesi tema noka vahelt sisse, vaid et nendel lindudel tuleb järgida teatud instinkte, geneetilist koodi, mille Jumal on tegelikult neisse asetanud. Neil on teatud loomulik viis asju teha ja neil tuleb seda järgida. Neil tuleb samuti õppida vanematelt lindudelt ja see on see, mida kõik liigid teevad. Ning lõppeks õppida oma kogemustest. Me teame väga hästi, et sa võid prügikoti ukse taha panna ja mingi aja tagant mingid linnud avastavad selle, et ka sealt on võimalik toitu saada. Ja sellest kogemusest lähtuvalt tulevad jälle mingi aja pärast vaatab, et kas uus prügikott on saabunud. Nii et kui Jumal toidab neid, ei tähenda see seda, et see on ikka automaatne tegevus. Samamoodi on sinu ja minu jaoks jumalik varustus olemas. Aga meilgi tuleb teatud oskused omandada. Meil tuleb järgida teatud eeskujusid, kellelt me õpime, kes motiveerivad meid, kes julgustavad meid. Ja lõppeks järgida seda kutsumist, mida Jumal on meie südamesse juba asetanud. Ja selle abil sa leiad oma taevase varustuse üles. Nii et tea, millised on sinu loomulikud talendid ja annid, sest sinu tulevik on ära peidetud nendesse andidesse. Seda õpetab meile evangeelium. Saa spetsialistiks vähemalt ühel alal. Me võime olla õpipoisid mitmetel aladel, aga me peame olema eksperdid mingil alal ja õppima seda süvendatult ja lihvima seda ja saama selleks väga heaks ning õppima oma eeskujudelt. Tihti saame me inspiratsiooni, julgustust, kinnitust, õpetust, keegi näitab meile ette, keegi oma eluga näitab meile, kuidas läbi minna mingitest asjadest ja see aitab meil meie varustuse üles leida, pidades meeles selle kõige juures, et ka meid on saadetud eeskujuks, julgustuseks, kinnituseks teiste inimeste ellu. Nii et on olemas varustus Jumala poolt meie jaoks. Meil tuleb see üles leida.